Üle-eelmises videos sai siis teile, kallid vaatajad, öeldud, et meil on teile suur uudis. Ennem kui ma selle suure uudise teile teatavaks teen, siis ma räägin, kuidas see uudis minuni jõudis. Ma arvan, et see võis olla 1,5 kuud tagasi, kui Kristo tuli minu juurde, et tema tahaks mulle midagi öelda, rääkida, aga ta ei tea, kas ma olen selleks veel valmis. Mina esimese asjana mõtlesin, et mis nüüd juhtunud on, et kas SEB ei soovi enam projekti teha, kas Kristo ei soovi enam mu mentor olla. Ma ütlesin Kristole, et mul on juba paks nahk, meil siin juba tikkimised, igatahes igasuguseid äpardusi juba oli sellel samal päeval juhtunud. Mõtlesin, mis iganes sealt ei tule, räägi. Istusime maha ja Kristo ütleb, et tal on üks töökaaslane, kes oli tulnud tema juurde jutuga, et ta elab meie tegemistele väga kaasa ja temal on siis üks tuttav, kes siis tegeleb Indias tootmisega. Ja selle peale Kristo ütleski mulle, et me lähme Indiasse. Mis ma tegin? Ma hakkasin nutma selle peale. See asi tegelikult sai algus sellest, et üsna ruttu, kui mina projektile sisenesin, tajusime ära selle, et sellises mastaabis nagu tahaksime olla edukad ja me tahaksime ka raha teenida ja Eesti turu läbi lööb. Ja see India tuli tõepoolest minuni üsna niimoodi ootamatult ja ma hakkisin selle mõtte laiemaks. Ehk siis minu ettepanek kätte oli see, et kas me oleme valmis täna selleks, et me teeme asja suuremalt. Et kui meie eesmärk alguses oli 100 päevaga 100 toodet, siis me mõtlesime, et oleme siis ikka nagu startupile kohased, mõtleme suurelt, lähme siis 10 korda suuremaks. Et mis oleks, kui me müüksime näiteks 1000 toodet kuus mingis tulevikus. Aga selleks, et 1000 toodet müüa, me peame kõvasti oma tootmist ümber kujundama ja loomulikult ka müüki ja siis turustamist ümber kujundama. Ja sealt sündis siis selline mõte, et astume nagu 10 korda suurema sammu ja otsime endale siis partneri nii tootmise osas ja hakkame otsima siis võimalusi või juba otsimegi võimalusi, kuidas siis müüa tooteid ka välisturul. Nii et see uudise selline sisuline pool on see, et meie eesmärk 10 korda suuremaks, enam mitte küll 100 päevaga, vaid võib-olla 10 kuuga. See on jah pikka... Aga sinna kanti me tahaks liikuda, jah. See on jah pikemaajaline protsess, et kui me siin 100 päevaga üritasime 100 toodet teha, siis nüüd võtab see rohkem aega. Et me näemegi vaeva sellega, et leida siis ka endale näiteks investorid, nii et kallid investorid, kes te praegu vaatate ja seda uudist kuulete, siis jumala eest te võite jumala vabalt meiega ühendust võtta. Meie tegelemegi sellega, et tegelikult äriplaan teile ka valmis kirjutada, mis meil on olemas, mis on meie plaanid, mis on meie mõtted, millised on meie rahalised seisud, ootused, kui palju meil selle jaoks tootmiseks üldse nii-öelda finantsi vaja oleks. Et see on väga pikaajaline protsess ja see nõuab aega ja ma tahakski jõuda siis nüüd selleni, et tegelikult pole meil mitte ainult üks suur uudis, vaid meil on veel teine suur uudis ja seekord me teid ei piina, vaid me räägime sellest kohe. Nagu te teate, siis mentorid on selleks, et alustavad ettevõtted nii-öelda käima tõmmata nõu ja jõuga, aga Kristo soovib liituda minu ettevõtmisega, nii et räägi, kus see mõtteidee tuli sulle? Jah, see tuli kuidagi jällegi samamoodi iseenesest, et ma olles ise teisi ettevõtjaid aidanud hästi palju ja kunagi olnud samamoodi alustav ettevõtja, olen vahepeal hästi aktiivsest juhitavast ettevõtlusmaastikust olnud otseses mõttes eemal ja see mõtte ettepanek sündis niimoodi vastastikusel äratundmisel, et kuna mina ütlesin ette, et tal on vaja inimesi, tal on vaja inimressurssi peale raharessurssi ja on vaja inimesi, kes aitaks müüa, kes aitaks tegeleda rahaliste küsimustega, siis ma, nagu selles heas filmis oli, pakkusin kõigepealt iseennast. et kas see oleks variant, et ma tuleksin ise ärisse sisse täiesti juriidiliselt pädeva osalusega ja võtaks enda kanda siis firma üldjuhtimise ja finantspoole ja Kätlin ütles mulle, et põhimõtteliselt on jah. Mul ei olnud siin midagi mõelda. Kristo, see oli minu jaoks nagu tõsiselt suur võimalus, et alustame selle projektiga, SEB projektiga 100 ettevõtjaks ja Kristo projekti lõppedes teeb mulle sellise ettepaneku, siis te võite ise arvata, kui õnnelik ma olen. Mina ei oleks elu sees suutnud üksinda hakkama saada ja tänu Kristole me kindlasti saame need küsimused nii-öelda siis lahendatud, mille koha peal mina kõige pädevam ei ole. Et tegevjuht
osalusfirmas ning siis ka finantsküsimused, kõik jäävad Kristo kanda. Aga jumal tänatud, aitäh sulle, see oli väga super ja hea ettepanek, nii et ma jään väga meie koostööd ootama. Minu, ütleme selline, miks ma seda teen, on mitte ainult niisama heast tahtest, vaid mõnes mõttes on mul ka selline sportlik huvi. Kas ma suudan ühe sellise idee, mis tuleb pealt näha, ei pruugi tunduda nii eriline, aga siiski alustav ettevõtja silmad säramas ja abi ootamas, kas mina suudan oma kogemuste pädevusega ja oma energiaga sellise äri suures kasutada. Kaotada pole meil mitte midagi, võita on ainult kõik, mis võita on. Täpselt nii. Loomulikult me tahame ju ka raha teenida, ega selles mingi häbenemise asi, aga esialgu on minu eesmärk ja soov just nimelt sama panna ennast proovile, aidata nii palju, kui ma oskan ja suudan. Loomulikult me ei jää kahekesi ja loomulikult me ei arvagi, et me ainult oma tohutu mingisuguse usinusega hakkama saame, et meil on vaja minna ikkagi, nagu ma ütlesin, 10 korda suuremaks, see tähendab seda, et meil tekib oma kontor, meil tekib veel töötajad, meil tekib päris täiesti õige firma ja nii nagu Kätlin ütles, siis mina vastutan praegu selle eest või siis võtsin enda hooleks, et ma kirjutan valmis selle meie ärimudeli nüüd uuemal kujul, millega me saame siis tõepoolest hakatagi käima nii investorite kui partnerite ukse taga ja leidmaks siis koostöövõimalusi, kuidas siis suurendada tootmist ja kuidas leida endale müügikanaleid, kus iganes ilma otsas näiteks on. Et me ilmselt nüüd sellise aktiivse tegevuse mõttes ei ole väga huvipakkuvad vahepeal võib-olla lugejatele, kirjutajatele ja kuulajatele, aga me tegeleme hästi palju musta tööga, mis on paratamatu, ehk siis me anname teile kindlasti teada, kus vahepeal läheb. Täpselt nii, et kui te meid vahepeal meist ei kuule ja meid ei näe, siis ärge ära ehmatage või ärge karke, et midagi on katki, et see võtab kõik lihtsalt, nagu me rääkisime, 10 korda rohkem aega ja läheb kauem nagu sellega, et te kuulete meist kindlasti ja kõige suuremad uudised me kindlasti teieni ka toome, aga millal, seda veel ei tea. Nii et igal juhul ma olen edu meile ja edu meile, jaa.